tere hommikust ja tere tulemast minu esmaspäeva. Käes on üks väga pilvine hommik ja nagu ikka, mina suundun trenni poole. Kusjuures mul on väga hea meel, et eelmisel nädalal, ehk siis esimene täispikk Springmassi nädal, et ma käisin siiski 4 korda nädalas trennis ja mu nädala keskmine päevane sammude arv tuli 8200. Nii et ma olen oma eesmärkidest kinni pidanud. Väga tore. See nädal küll ma kardan, et nende trennidega võib-olla ei vea välja, sest et mind ootab reis. Sellest jõuame lähemalt rääkida, aga juba homme ma lähen reisile. Et vaatab siis. Aga alustame kohe nädalat ühe korraliku jalapäevaga. Ma olen vahepeal koju jõudnud. Ma olen jõudnud ära monteerida eilse vlogi ja tegelikult on käes lõuna. Ma olen siin veel mingite kiireloomuliste tööasjadega tegelenud, nii et aeg on kuhugi täiesti lennanud. Ja ma söön lõunaks oma kohupiima pannkooke. Ei jõua praegu midagi muud teha. Ja mul ei ole praegu kodus väga palju süüa ka. Just sellepärast ma lähen reisile, siis ma ei hakanud enam nagu palju midagi ostma koju. Juba sellel reedel on taskusõbrannade vestlusõhtu. Muide, sinna on veel praeguse seisuga 3 piletit alles. Nii et kes tahab tulla, tuleb selline mänguline fun. Ja seal on meil ka üllatusi. Ehk siis tahame loosida välja mingisuguseid kingitusi. Nii et jah, sellega siin olen tegelenud praegu ka. Ja mul oli täiega nagu jälle võetud oma pähe mingi kindel visioon sellest, milline see tänane päev tuleb. Aga mul on tunne, et issand, need juuksed on nii kreisid, need kuivavad praegu. Mul on tunne, et ma pean ümber orienteeruma, sest et muidu ma lähen lolliks. Mul on nagu muidu ma lähen lühisesse ära, et mul on vaja tegelikult reisi jaoks veel ettevalmistusi teha ja siis veel mingisugused tööasjad ja mul oli muidu mõttes, et ma täna hakkan oma kööki koristama. Ma vist äkki olen juba seda siin maininud ka, et selle ma pean millalgi ette võtma, ma olen seda edasi lükanud. Ja siis mul oli kindel visioon, et ma hakkan seda täna tegema, aga ei. Ma orienteerusin ümber, seda ma täna ette ei võta, see on liiga suur task ja siis ma ei jõuaks midagi muud teha ja siis ma läheksin ise sellest stressi. Nii et selleks, et oma stressi vähendada, siis ma võtan küll koristamise ette, aga teistsuguse koristamise ja siis ma jõuan selle kõrvalt ikkagi muid asju ka teha. Juhul ustsest ramoosiga kohupiima pannkoogid. Juhu. Ma sain just söödud ja Kullar tõi mulle pakki. Ja mul on tunne, et see pakk on Lidli poolt. Ja mul on tunne, et on juhtunud midagi ääretult koomilist. Ja me peame koos vaatama, mis siin nüüd toimub. Ühesõnaga on mul plaanis veel mingi hetk, võib-olla ma olen natukene hiljaks jäänud sellega, aga ma arvan, et ei ole hullu, istutada mingit taimi. Ma ei jõua selleni täna, aga koostöös Lidliga ma seda teen. Sa issand jessas. Ja see asi läks natuke lappe. Ja üldse mitte nende tõttu. Ma vaatasin nende kevadkataloogist välja siis tooted, mida mul läheks vaja, et istutada. Ja ma vaatasin, et seal olid siuksed toredad väiksed mustad potikesed. Ja need mustad potikesed on nüüd need siin. Ja need ei ole üldse väiksed. Oh my god! Need on mega suured potid. Ma ei tea, ma pean vaatama, ma olen praegu nii sõnatu, et ma ei suuda isegi midagi öelda. Minu arust seal ei olnud mõõte juures. Ja igal juhul, isegi kui olid, siis ilmselgelt ma neid ei vaadanud. Ma arvasin, et need on siuksed potid, nagu siuksed. No selles suhtes, et nendega mul ei ole nüüd tõesti midagi teha. Väga kahju, siin on alus need taldrikud ka või ma ei tea, alused. Kas kellelgi teist
on vaja 5, 1, 2, 3, 4, 5, jah, 5 sellist suurt potti. Nagu väga viisakad näevad välja ja kõik ja siia, aga siia saab istutada nagu midagi suuremat või mul ei mahu need 5 tükki rõdulegi ära. Aga ma ei tea, ma ei saa üle sellest praegu. Ma olen tegelikult juba viimased mitu tundi siin niimoodi arvuti taga istunud ja ma panin just endale veel ühe kihi seda Nobi Fake Tanni peale. Käed ma teen õhtul, sest et praegu ma teen kätega liiga palju ja siis ma kardan, et see jääb laiguline. Nii et käed ma teen eraldi õhtul, aga jah, ma panin selle kukkima, sest et nagu ma mainisin, ma lähen homme reisile. Ma mõtlen, et ma võin ju ära öelda, mis ma teen. Sest nagu nii, kui sa mind Instas jälgid, siis sa said sealt juba väga suure vihje. Ma lähen homme Oslosse. Seal on siis Cancelled podcasti live show ja ma kuulan Cancelled iga nädal. Ma ei ole päris algusest peale seda kuulanud, kui neil oli see mingi stuudio, siis ma ei kuulanud, aga nii kui nad Tana selle diivani peale hakkasid tegema, siis sellest ajast olen ma kuulanud ja Tana Moshot olen ma üldse vaadanud juba väga ammusest ajast, ma isegi ei oska öelda, mis ajast, aga väga ammusest enne Tana Conni, kes jälgivad teda, siis te teate, mida ma räägin, teiste jaoks on täiesti mingi mida. Igal juhul USA influencer, kes teeb siis koos oma sõbrannaga podcasti ja nüüd neil on Euroopa tuur ja kohe, kui ma seda nägin, ma olin mingi, oh my god, nii äge oleks minna, näha, kuidas nemad teevad, kuna ma ka ise töötan samas valdkonnas, siis lihtsalt on nagu ka põnev näha, et kuidas tehakse välismaal siis selliseid showsid. Ehk siis ma ostsin endale piletid, homme on juba see show ja homme hommikul ma lendan kohale ja ma mõtlesin, et ma jään siis juba paariks päevaks sinna, et ma ei ole kunagi Norras, Oslos käinud. Lähen üksinda ja saame siis seal ringi vaadata. Mul oli lihtsalt nagu sellest Vlogmasist, Praha reisist nii positiivne elamus, et ma tundsin, et ma võiks veel minna üksinda ja kuna ükski minu sõbrannadest ei kuula Cancelled podcasti, siis ma nagu ei osanud kedagi endaga kaasa ka kutsuda. Siis ma täna viskasin Instasse üles küsimuse, et kas keegi on minemas. Praeguseks hetkeks on ainult üks inimene vastanud, et ta läheb. Aga ma arvasin ka, see ei ole nagu mingi kontsert, vaata, et lauljad on sellised, et võib-olla rohkemad inimesed kuulavad ja lähevad kontsertile, aga podcast on siuke veidi rohkem niši asi. Igal juhul on mul jah siis vaja praegu veel nagu veidi rohkem mingeid asju ära teha, mingid meilid saata enne kui ma lähen. Et siis ma seal olles peaksin võimalikult vähe loodetavasti tööasjadega tegelema. Mul käis Red Bulli kuller. Ja siin on see Summer Edition neil, mis on roosat värvi. See on siis Forest Berries. Mul on nagu siuke tunne, et see oli välismaal juba olemas, aga vist meil mitte. Ja siin on joojo, kusjuures ma ei ole joojot vist mitte kunagi kasutanud. Saame proovida. Ja siis originaal Red Bull. Mul on ausalt öeldes seda energiat praegu vaja. Nii et ma teen selle roosa lahti ja proovime ära. Ta on jah selline marjane, nagu mustikat tunnen kohe. Mingit võib-olla metsvaarikat. Väga hea, et see on nii külm. Oh my god. Nüüd ma saingi tegelikult arvutis asjad tehtud. Ja ma peaksin näitama teile ka, mis ma siis eile ostsin Kristiinast. Reaalselt ma ei tea isegi, kuidas see joojotamine käib. Midagi ma siin tegin. No nüüd ma ei saanud enam üldse. Okei, seda asja peab veel harjutama. Ja minu eelsed ostud. Ma ostsin siis Jyskist ära need elektriga toimivad tulukesed. Siin on 50 tulukest
7,5 meetrit. Ja siis veel 7 meetrit on see juhe ilma tulukesteta, mis jõuab pistikusse. Ja need ma panen täna ülesse ka. Ma tahan kohe näha, kuidas on, kas saab. See tundub suht õhuke juhe, et see võiks sealt akna vahelt nagu ilusti läbi lipsata. Siis ma ostsin endale kööki kardinad. Need kardinad, mis ma eile andsin Eenale, ma ei mäleta, kas ma ütlesin, need olid mul tegelikult mõeldud kööki. Sest ma tahaks sinna ikkagi, seal on kuidagi natuke kõle ja kajab ka, sest vaipa ei ole, kardinat ei ole. Ehk siis ma tahaks sinna kardinat, tahtsin lihtsalt midagi õhulist, valget ja leidsin sellise kolta kardina Jyskist. Tundus nagu sellise mõnusa tekstuuriga, natuke nagu linane näeb välja, aga ta ei ole linane. Ja 12 eurot vist maksis see kardin. Kuna ma ei mäletanud, kas mul neid kardina lõkse on, siis ma võtsin need ka sealt. Ja selle kollase pluusi võtsin ka New Yorkerist ära. 12,99. Mõtlesin, et praegu juba ja suvel ka, et praegu saab ju siia mingi pintsaku või midagi peale panna. Ja lihtsalt see värv nagu nii meeldis ja tegelikult see lõige minu arust ka sobis mulle. Nii et XS suuruses võtsin selle. Vot, nii et need olidki ostud ja ma ei jaksa ära oodata neid tulesid, nii et lähme ja paneme need kohe sinna lakke. Hakkame siis kuskilt otsast pihta. See redel ei ole mul praegu väga hästi paigutatud. Nii, ja siis nüüd see käib ühe korra veel siia poole, aga see ei ole mõistlik ju. Ma oleks pidanud alustama sealt poolt, sest siis muidu läheb lihtsalt nagu üks juhe niisama. Okei. Oh my god. Ma panin need nüüd põlema. Nüüd ma mõtlen, kas neid saaks kuidagi veel paremini panna. Äkki need on liiga koos. No niimoodi vaadates nagu kaamera pealt tundub hea, aga siis nagu ma vaatan, ma natuke proovin veel. No nii, selline see tulemus lõpuks jäi. Proovisin igat pidi sealt ülevalt konksudest neid panna ja sellega olen ma lõpuks väga rahul. No päris nunnu ju. Tahaks nüüd õhtul näha juba. Kuigi täna on nii pime ilm, et peaaegu ongi õhtu käes nagu valguse järgi vaadates. Õnneks see juhe on tõesti ka siuke õrn, teda ei ole väga näha ja kööki eriti veel, kui mul läheb kardin äkki ka sinna ette, kus see juhe praegu läheb, siis on veel eriti hea. Juhu! Ja nüüd ma tahaks mingi tripptaimi veel sinna riiulile. Ja kui ma siia midagi paneks, siis see oleks mingi punutud asi rippumas mingi boho stiilis või midagi, aga ma ei ole kindel. Mulle üldiselt meeldivad siuksed puhtad pinnad, siuke minimalism. Et ma ei teagi. Aga siia mingi taimi juurde, kas või siia köögiakna lauale. No see on nii, see pisike aknalaud, sinna ei pane midagi. Või siis jah, kuskilt veel midagi rippuma. Et see oleks täitsa nagu mõte. Ma mõtlesin, et kui ma seda kööki ei hakka täna koristama, siis ma teeks lihtsalt selle elutoa hästi puhtaks, mõnusaks, et kui ma tulen reisilt tagasi, siis mul on siin hea olla, sest et kui ma tulen tagasi, siis on ees ootamas väga kiired päevad ja siis ma kohe ei jõua kindlasti mingi koristamisega tegeleda. Seega läheb praegu siukseks üldpuhastuseks siin elutoas. Mediron saatis mulle mõnda aega tagasi siis nende Joku brändi probiootilised puhastusvahendid. See on mul veel ainus, mida ma ei ole kasutanud. See on vannitoa puhastusvahend, aga teisi olen ma siis juba kasutanud. Siin on siis klaasipuhastusvahend ja siis selline üldpuhastusvahend. Nad on kõik nii toredates nendes pudelites, värvi järgi kohe eristatavad ja nendega on siis nii, et sa saad tühja pudeli
ja tableti, siis paned vett pudelisse, viskad selle tableti sisse ja siis sul ongi puhastusaine olemas ja edaspidi sa võid ainult seda tabletti osta, et sa ei pea nagu tervet uut pakendit ja uut toodet ostma. Et lihtsalt selle tableti. Mina olen nendega väga rahul olnud siiamaani. Ühtlasi seda koristusosa videost toetab Mediron. Mul on nii hea meel selle üle. Nad on mulle väga armas koostööpartner ja nad on teile ka pannud kingituse välja. Ehk siis üks teist, kes kommenteerib tänase video alla, võidab endale siis kõik need 3 puhastusvahendit, ehk siis vannitoa puhastusvahend, klaasipuhastusvahend ja üldpuhastusvahend ja lisaks asjad, mida mina kasutan pidevalt, laundry sheets, lõhnavabad pesuribad. Mulle nii meeldivad pesuribad, see on nagu nii mugav, nii lihtne, sa viskad selle pesuriba sinna pesumasinasse ja see võtab nii vähe ruumi vannitoas. Mulle väga loeb see, et asjad võtaksid vähe ruumi. Ja siis ka saab need mõlemad scent boosterid. Üks on siis Ocean Breeze ja teine on see Peach. Ma kasutan need mõlemaid, aga see Peach, ma ütlen teile iga kord, kui ma panen midagi, mis ma olen just pesnud selga ja tunnen seda peach lõhna. I love it. See on nii mõnus minu arust. Sellise kevadise, ma ei tea, puhastus, korrastus, komplekti 11 endale võidab. Lihtsalt ole subscribed, kommenteeri alla ükskõik mida ja osaledki loosis. Ja minul on veel siin selline Universal Multi-Surface Degreaser. See on mul köögis kindlasti vajalik. Et võtab siis rasva ära. Ja siis mina sain veel Medironilt ka Probiotic Toilet Bombs pakikese. Selle viskad lihtsalt tualettpotti, lased 15 minutit seista ja siis puhastad potti, lased vee peale ja ongi puhas. Neid peab ka testima. Aga täna, ma arvan, siin elutoas lähebki meil käiku kohe klaasipuhastusvahend ja üldpuhastusvahend ja hakkame pihta. Tegelikult mul on kõht nii tühi. See niimoodi koriseb, et ma mõtlen, kas ma peaksin äkki ennem sööma, sest et ma olen praegu nagu nälja äärel. Täpselt sellisteks päevadeks nagu täna, kus mul ei ole tegelikult aega, et süüa teha ja mu külmik on suhteliselt tühi, siis mul on praegu veel seda salvesti toitu. Nii et täna läheb tomatine veiseliha pasta. See jäi mulle väga positiivselt meelde sealt ürituselt ka, kus ma käisin. Ja muide, mul on teile Medironi poolt ka sooduskood, nii et koodiga KAISA saad mediron.ee lehelt siis täishinnaga toodetelt -15%. Medironis on palju mu lemmiktooteid, näiteks Nerds brändi poolt on hästi tore huuleläige, siis muidugi aprikoti punniplaastrid ja laboratorist Biarritz päiksekaitsetooted ka. Nii et mediron.ee ja kood on KAISA.
neile maha ja mul tuli praegu meelde, mida ma pidin eile Kristiinest veel vaatama, mis oli üks põhilisi asju, miks ma sinna läksin ja ma ei kirjutanud seda ülesse. Ja mul läks see täiesti meelest ära. Mul oli akupanka vaja. Sellepärast, et kui ma lähen reisile, siis ma tean, ma filmin nii palju, ma ei tea, kasutan Google Mapsi ja see telefon saab päeva peale tühjaks. Ja nüüd ma olen nagu, omaga, kas ma jõuan täna veel äkki käia poest läbi. Ma ei tea, või siis ma vaatan sealt koha pealt, aga ma ei tea ju, mis hinnad seal on ja nagu ma pakuks, et ma saan siit odavamalt kui sealt. Homme ma juba hommikul lähen, nii et ma ei jõua homme kuskile. Ma otsustasin, et ma lähen käin kiiresti Kristiines ära, viin eelmise nädala võitja pakiteele ja ostan endale akupanga. Siis mul on süda rahul. Ja kell on praegu mingi 19:55, nii et tunni pärast pannakse Kristiine kinni. I gotta be fast. Nii, ma käisin täiesti turbokiirusel nagu välk sealt Kristiinest läbi. Ma isegi ei teinud ühtegi klippist, ma lihtsalt nagu, ma teadsin, mida ma lähen ostma, ma ostsin selle ja tegelikult paar lisa ka, nii et ma kohe näitan oma oste. Need ei ole tegelikult väga põnevad, siuksed täiskasvanud inimese ostud, aga vahepeal on väljas läinud pimedaks. Nii et ma näitan, kuidas see rõdu praegu pimedas välja näeb. Tadaa! Siit kaamerast on nii raske aru saada. Tegelikult on päris soe valgus. Aga siit see tundub nagu siuke väga neutraalne. Minule meeldib. Issand, see ei näe üldse nagu kaamerast see õige välja. Kuidas ma saan teha nii, et see näeks õigem välja? Ei, ma ei tea. Ma ei tea. Igal juhul väga mõnsa. Aga ma pean neid päeva otsasid hakkama kokku tõmbama, sellepärast, et nagu ma pole veel pakkimiseni jõudnudki. Aga nii palju on kuidagi olnud teha täna, et täitsa lõpp. Ma ostsin vatitupse, sest et ma saad kohe otsa ja mul on vaja reisile ka kaasa võtta. Vau, ma ei oska enam rääkidagi. Reisile ka kaasa võtta. Siis random ost, aga hea, et mul meelde tuli. Ma käisin minisoos ja ostin läbipaistvaid neid nagisid, mis kleepuvad siis pinna külge. Ja neid mul on, ma arvan, kappi vaja. Ma ei ole veel selle projektini jõudnud, nii et eks me vaatame, kas me Springmas seal jõuame. Siis ma võtsin Prismast selle parfüümi minihoidiku. Jällegi ma ei tea, mis selle nimi on. Igatahes siia sisse saad panna ükskõik mis parfüümi. Ma mõtlesin, et ma ei ole veel kindel, mida ma tahan homme kaasa võtta. Et kui see just ei ole mingi see Kajali Bougie Marshmallow, mis on mul 10-milline või mõni 30-milliliitrine lõhn ja neid on mul vähe, siis ma saan siia panna. Mul üks selline on, aga sinna ma panin YSL Libre ja pean tunnistama, et YSL Libre on mul kuidagi üle visanud. Üldse, ma tahtsin jah ju parfüümidest täiega rääkida, no täna kindlasti mitte. Ja ma ei tea millal. Ja siis on siin see akupank, mille ma ostsin. Oh my god, oota, kui suur see nüüd on? Äkki see on... Oh my god, ma olin nagu nii peatagana veits, nagu ma lihtsalt läksin. Ma olin netist selle välja vaadanud ja siis ma lihtsalt võtsin selle... No korra vaatsin seal ringi, aga nagu kas see üldse mega suur ei ole, aga issand, kui raske. Mul ei ole ammu mingit normaalset akupanka olnud, nii et igatahes väga hea, et mul on see olemas, mul on süda rahul ja rohkem. Tigeris olid need chocolate brownid ja ma ei tea, kas need on need samad, mis olid Halloweeni ajal müügis, aga need, mis neil olid Halloweeni ajal, need olid nii head. Ja ma olin nagu, miks nad kogu aeg neid ei müü? Ja siis nüüd ma nägin neid ja ma ei tea tegelikult, kas need on need, aga need on samamoodi väikestes pakikestes. Mulle tundub, et need on need samad ja ma mõtlesin, et ma tahan neid reisile kaasa võtta. Ma tahan olla see inimene, kellel on snäkid kotis. Et võib-olla ma pean ikkagi midagi nagu kuskilt lennujaamast ostma, sest et mul ei ole otse lend. Ma küll arvan, et ma ei pea. Igal juhul, et ma ei peaks ostma, siis väike snäkk. Ja siis mul oli mingi selline pakk tulnud. Ja ma ei tea, mis siin on. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god.
Ohohoho, kui põnev. Sorry, ma olen lihtsalt väga excited korra, sellepärast, et need on Maybellini uued tooted. Okei, sorry. Ma päriselt nii ootasin neid, ma olen nii oodanud neid tooteid, meile näidati nagu aasta alguses, et mis tooted see aasta nagu lansseeruvad ja ma olin juba siis omaga, kas me ei saa neid kõiki kohe ja me ei saanud neid kõiki kohe, me saame ka neid niimoodi järk-järgult ja oh my god, nii, kõigepealt siin on selline Maybelline Poreless Jelly primer. Ja teine väga põnev on Grippy Serum Primer. Siis tulid välja värviga need kulmukeelid ja siis tulid lifter glossid sellistes toonides Toast, Toffee ja Honey. Altpoolt üles minnes on siis Toast, Toffee ja Honey. Ja siis need Sun Kisser blushid tulid nüüd mattidena ka välja. Ma ei tea, kas need on nagu ainsad toonid, aga siin on Peachy Quench, siuke oranž. Nad näevad nagu natuke hirmutavad siit niimoodi tuubist välja, aga ma arvan, et tegelikult on ilus. Siis on Lilac Clouds, lilla, väga põnev ja Pink Mirage, mis tundub nagu midagi mulle. Oh my god, seda ma ootasin ka väga. Sellised glaze oil lip balmid, aga need näevad sellised välja. Mis toonid, oh my god. Ma ei teagi kohe, mida järgmiseks teha, mul on vaja vlog, seesama vlog kokku panna, siis ma tahan veel teha paar asja homseks ettevalmistuseks, siis mul on vaja pakkima hakata. Ma ei tea, mulle tundub, et see kaamera on viltu, aga okei. Ma natuke mõtlesin ja ma otsustasin, et teeme siia lõppu ära selle Da Vinci kinkekaartide loosi ja ma ei hakka teile näitama oma kohvri pakkimist, sest et see filmimine nõuab ka natuke lisaaega, lisapanustamist ja ma arvan, see video on tegelikult juba päris piisavalt pikk. Aga mul on väga hea meel näha, et sellel Da Vinci videol on 247 kommentaari. Wow. Teile esiteks väga läks korda minu rõdu makeover, mis on väga armas, et hästi palju toredaid kommentaare selle kohta ja väga paljud teist kirjutasid, et te tahaksite ka Da Vincisse minna, nii seda fitness menüüd proovima, kusjuures see on siis praegu saadaval ainult Kristiines, et mujal praeguste fitness menüüd ei ole, nad vaatavad, et kuidas seal sellega läheb ja et kas laiendavad ka teistesse kohtadesse. Aga ja et üldse Da Vinci restoran paljudele teist meeldib, tuli välja. Paneme siis sisse 1 kuni 247 random number generator. 125, kas ma pean lugema 125 kommentaari. Esimene võitja on Gretel. Ta ei ole mu Instagrami kasutajat lisanud siia, aga kindlasti saame siiski ühendust ja nüüd teine kinkekaart 138. Oh jess, ma saan sealt edasi lugeda, kust ma just lugesin. Ma päriselt lugesin ükshaaval neid kommentaare alt üles 125. Teine võitja on Kristina. Ka Instagrami kasutajat ei ole, aga küll ma ühendust saan. Igal juhul suur aitäh kõigile, kes kommenteerisid. Ja hoia meeles, tänase videol on Medironi loos nädala lõpupoole. Ma loosin selle välja, et peale reisi. Et seega teil on siin aega mitmeid päevi kommenteerida ka ja keegi saab siis endale siukse korraliku puhastuskomplekti heade kvaliteetsete toodetega. Ja ei, ma ei saa veel otsi kokku tõmmata täiesti. Ma tahan veel täna panna lokipaela ja teha jälle neid üleöö seda, oh my god, mis see on? Overnight oats. Nii, kohver on mul peaaegu pakitud, mõned asjad panen hommikul ja nüüd ma olen jõudnud oma overnight oatsideni. Nii et läheb üks. Oh
oh my god, why am I like this? Ma olen seekord isegi natuke rohkem kuhjaga kohe selle teelusikatäie ja siis panen äkki mingi pool veel. Siis tõstan siit Kreeka jogurtit, 2 kuhjaga teelusikatäit, kaerapiima. Ja siis ma ei pea hommikul söögile üldse mõtlemagi, lihtsalt võtan selle külmikust välja ja ongi olemas. Ja nüüd viimase asjana täna siin vlogis panen ma endale lokipaela pähe, teid ikka huvitab see. Nii et ma mõtlesin, et ma näitan, kuidas ma seda teen. Keegi küsis, et kaua mul läheb aega, et nagu need lokid siia teha. No eks me saame kohe näha, aga alla 5 minuti ma tahaks öelda. Kõigepealt panen selle pähe, pigem siia nagu ettepoole. Ja siis ma hakkan võtma juuksesalke ja üsna tugevalt keeran need siia ümber ühe. Siis võtan siit järgmise salgu, keeran koos sellega ümber ja igal keerul siis võtan nagu uue salgu juurde ja hästi oluline on, et see jääks pead ligi ja väga tugevalt. Ja ma pean ütlema, et minul need püsivad väga hästi, et kui ma need lahti võtan, siis ma lasen natuke lakki ka ja ikka siuke 8 tundi kindlasti. Et ma ütleks, et isegi nagu paremini kui lokitangidega tehtud lokid. Nii, ja siis panen patsikummiga kinni ja kordan teisel pool sama. No nii, ja ongi lokipael peas ja see võttiski mul kokku mingi 4 minutit. Ja siinkohal ma lõpetan ja homme lähme juba Oslosse. Nii et homseni, tšau!